tervitused sõbrad, mina olen Taifun. Sõbrad, kõigile teile uue päeva puhul suur kallistus, lugupidamine ja armastus. Carlos Paba, minu lõvi. Kohe lapsed, kohe läksid elevile, nägid jälle, et alustasime videot, eks sõbrad. Kõigepealt soovin teile kõigile head ohvripüha. Loodan, et veedate selle ilusa püha koos oma lähedastega. Meiegi ostsime ohvripüha puhul, sõbrad, lambaid. Täna tutvustan neid teile. Ole ettevaatlik, tütreke, ole ettevaatlik. Te arvate, et olete väikesed ja armsad, aga tegelikult olete suured. Te pole üldse väikesed. Karolin, mašallah, mu silm on juba harjunud. Peaaegu sama suur kui Noora. Sa oled alles 4,5 kuud vana, tütreke. Kui see siin suureks kasvab, arvan, et ta võib Noora kindlasti üle kasvada. Ta saab Carlosiga võrdseks, sest tema ema ja isa olid ka väga pikad sõbrad. Eks ju, tütreke, mašallah sulle. Enne seda palun ma teilt, ärge vedage mind alt. Palun, kui toetate mind, siis pange sellele videole like, tellige kanal ja jätke ka kommentaar, ma oleksin väga tänulik. Teie likeid ja kommentaarid on minu jaoks väga väärtuslikud. Ärge olge laisad vennad. Vaadake, eile palusin teilt, tuli palju laike, ausalt ma olin väga õnnelik. Täna hakkasin kohe jälle videot tegema, ärge vedage mind alt, toetage mind. Ja te teate, et ma jagan ka kõige rohkem kommenteerinud inimesi. Neid näete ka ekraanil. Aitäh teile kommentaaride eest. Järgmisel videol jagan jälle kõige rohkem kommenteerinud inimesi. Kirjutage nii palju, kui saate, vennad. Tule! Kuule, Escobar, ilus poeg, mis sa teed? Kas laseme Escobari lahti? Kas Escobaril on mõni koer, kellega kakelda? Dede on olemas. Sööge 11 ära, siis Esko, jookse. Sööge 11 ära. Mu lõvi, mašallah. Saksamaa oma laps. Mu lõvi põnn. Su väärikuse nimel ohverdan end. Selle madala piha nimel ohverdan end. Väärikuse tõeline laps, Escobar. Väärikus. Mašallah mu pojale. Ta ei püsi paigal. Ei püsi. Peatu. Olgu, rahulikult. Sind ei saa ka liiga palju armastada. Peatu. Vaata Escobari, kuidas ta jälle elevile läks. Hector, kas ma toon sind ka välja? Mu lõvi. Oota natuke. Las Escobar natuke ringi jalutab. Maria teaden. Temast on saanud tõeline sähvatus. Mašallah mu tütrele. Kas laseme Maria lahti? Kas Marial on üldse vastast? Tule mu tütar, ma võtan ühe riski. Tule. Las ma sotsialiseerin sind natuke. Maria, ma avasin ukse, sa jalutad seal taga. Maria, jaluta nüüd natuke. Mu lõvikene, annaksin kõik su väärikuse eest. Sa oled puhas kvaliteet. Maria on ka vend, väga ilus Rottweiler, väga kvaliteetne. Ma võtsin ühe riski, muidu jalutaksin teda rihmaga. Loodetavasti ta kellegagi kaklema ei lähe. Mu lõvi, Odin Baba, kas ma lasen ka sind lahti? Nii palju ka ei ole, poiss. Sina kindlasti hakkaksid kaklema. Nii palju ka ei ole, mu lõvi. Lapsed on väga ilusad, väga särtsakad. Kõigi tervislik seisund on suurepärane, sõbrad. Meil pole mingit muret ega probleemi. Pusat, Baba! Tule, las ma lasen ka Pusati lahti, Pusat. Kas see hakkab ka Escobariga tülli minema? Laske käia. Tule, Pusat. Sina ka vaata ringi. Pidutsege. Las mu lõvid jooksevad. Jookse. Anatoolia lõvi. Anatoolia, su vägeva kasvu ja rühi eest annaksin kõik, mu poeg. 85 sentimeetrit pikk, mašallah, päris mugav. Pusat Baba, kui me oleksime nendele kõrvadele ka esteetilise protseduuri teinud, näeks ta eriti vägev välja. Juba praegu näeb ta välja nagu hunt, mašallah. Nagu hunt, mul lõvi poeg. Laske oma energia välja, ilm on soe, käige ringi. Nüüd, sõbrad. Ostsime 5 lammast, kõik on väga ilusad. Ma arvan, et te hakkate neisse lammastesse armuma, vennad. Tõesti, nad on väga ilusad. 4 neist on kollased lambad ja ühe musta võtsin ka. Oota, vaatame korra seda Mariat. Sellest räägin ma hiljem, natuke kardan seda Mariat. Asie, ära väga Maria juurde mine. Oi, Noora ajas saba püsti, vend. Noora ajas saba püsti, loodetavasti nad ei lähe kaklema, me tegime väga riskantse asja. Laseme ka Marial sotsialiseeruda ja ringi jalutada, vend. Ta on väga ilus koer. Kui ta esimest korda tuli, oli ta väga hoolitsemata ja halvas seisus. Teate ju, tal olid karvad kehvad. Hoolitsesin tema eest, tegin erilist hooldust. Mašallah, nüüd on tal karv korras, silmad ka korras, nagu rakett. Tõeline laps. Tule siia, mu lõvididruk. Väga pöörane on ta. Seal kasvas ka kõik umbrohtu täisend. Aias on nüüd hullult palju umbrohtu. Ma praegu ei lõika neid. Tõime ju palju lambaid. Ma ei lõika seda rohtu. Lähme nüüd vaikselt nende juurde. Las koerad ka natuke jooksevad ja ringi liiguvad. Oodake nüüd. Noored, teie ei tule. Ei. Kuule, Ponsuk, kus sa oled, poiss? Ponsuk on minu parim sõber. Ta on mu kutt.
Mait, kas ma maaden jälle Bonsukiga? Vaata, eile tõime lambad, panin nad kitsede juurde. Kitsed kartsid neid natuke. Oleksin tahtnud teie jaoks nende esimest reaktsiooni filmida, aga ma olin tol hetkel paanikas, et äkki juhtub midagi, nii et ma ei saanud seda filmida. Need jooksevad lammaste eest ära, lambad jooksevad selle eest ära. Lihtsalt vaata korra, vend. Isegi Tede tuli siia, täpselt samamoodi. Hüppas uksest sisse täitsa eputades. Must lammas ründas Tedet. Tede jooksis ilma tagasi vaatamata. Ja kuidas ta sisse tuli, täpselt samamoodi põgenes ta uuesti välja hirmust. Tede kartis lambaid aga. Suured mehed kartsid vist ka tahtmatult, ma ei saanudki täpselt aru. Aga just praegu, kui ma tegin lambaga pilti, Bonsuk vend lõi lambale sarvega. Vaata ainult Bonsukut. Minu lõvi näitab oma liidri omadusi. Bonsuk baba, tema on siin juht. Nüüd on meie kitsi kahjuks ainult 4 alles. Te teate, 1 kaotasime, ma tahaksin need ka 5-ni viia tegelikult. Nüüd on meil 5 lammast. Lisaks tahaksin ma nende kõrvale võtta musta kitse. Üks võiks olla must ka, erinevaid värve. Valge on, kollane on ja Tansaaniani kitsed. Ja nende kõrvale tahaksin võtta ka musta, näiteks Haalepi kitsed. On suured, mul on plaan neid võtta, aga tulevikus vaatan veel. Nagu te teate, koertega tegelen mina ise. Ja mul on ka plaan, kui jumal lubab, hakata lisaks ka lambaid ja kitsi pidama. Neid tasapisi juurde võtta ja paljundada. Oleks lisasissetulek, lisatöö, nende vastu on ka huvi tekkinud. Mis iganes loomad meil on, proovime kõiki ükshaaval, anname oma parima, ütleme, Jumal on suur ja teeme ära. Vennas, kallis on küll, aga võimaluse korral ostame aegamisi juurde. Kas oleme nüüd valmis? Näita nüüd neid lambaid. Vaata neid minu lõvisid, mašallah. Meed siin, need ongi tõelised ehtsad Anatoolia lapsed. Vaata ainult nende ilu. Jumal hoidku neid kurja silma ja kadeduse eest. Mašallah minu lõvidele. Need on tuleviku legendid. Legendid. Vaata. Mašallah, mašallah, mašallah. Mašallah. Jas, klei. Noh, vaatame, poiss. See kõige taga olev, see sinise peaga, on juba nagu vasikas, vaata. Hüpleb, mašallah, oma kaalu pärast. Ja need kõige vasakpoolsemad sarvedega sõbrad. See on meie jäär. Ta on praegu 6-kuune. Teistest väiksem. Teised on mustad lambad, 2-aastased. See sinise peaga kõige taga on 2,5 aastat vana. Need täpilise peaga on 3 aastat vanad. Need 4 on emased, meil on üks jäär, kes on isane. Mulle meeldis kõige rohkem nende seast must lammas. Ja ka see, kellel on kõrvamärk. Valge on ka hea. See, kelle jalg on nagu lonkav, see meeldis mulle väga. Milline neist teile kõige rohkem meeldis? Meie jäär on ka väga ilus end. Jäär on juba selline kõnnak, mašallah. Tundub nagu liha selline. See jäär kasvab loodetavasti hästi. Ta sobib neile hästi jääraks. Peagi toon veel 3 tükki, 2 emast ja 1 isase jäära. Need, keda me toome, on originaalsed, täiesti puhtatõulised merino lambad. Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis jätkame selle merinoga või siis millegi muuga. Ei, Esko, ära puutu lambaid. Esko, ei, ärde suruge neid nurka. Eskoparile lambad üldse ei meeldi, näed sa. Mašallah. Kuule, võta Bonjuk ikka kaadrisse, vaata, nad on su vasakul. Bonjuk! Võta siit kõik kaadrisse, tule. Mine Bonjukite taha, et kõik koos paistaksid. Bonjuk! Kas Bonjuk on nüüd tahaplaanile jäänud või? Aga lambad, vend, on väga metsikud. Nad pole veel päris harjunud, nad tulidki alles eile. Ka Bonjukid ei harjunud meiega kohe ära. Nende harjutamisele kulus ka päris palju aega. Kui mäletate, siis ma ei saanud neid aeda välja lasta ega tagasi tuua. Pidin neile karjust mängima ja nendega tegelema. Aga nüüd pole mind enam vajagi. Nad käivad ise oma suva järgi siia ja välja. Loodetavasti harjuvad ka need meiega, umbes 6 aja jooksul arvan ma. Te juba teate, et ma armastan iga looma eraldi. Meie jaoks pole vahet, kas see on kits, kana, lammas, koer või kass. Ma ei tee loomadel vahet, ma armastan neid kõiki väga. Seetõttu arvan, et kuna me neidki armastame, harjuvad nad meiega aja jooksul, loodetavasti. Muide, ma ootan ka teie soovitusi. Vaata Bonjukit, vaata kurat Bonjuk. Lammaste puhul, millele peaksime tähelepanu pöörama, mida tehakse? Me oleme selles asjas alles amatöörid, hakkame alles õppima. Loodetavasti annab Jumal meile võimaluse ja aja jooksul õpime kõik selgeks. Pärast seda tegutsen vastavalt sellele teie toetuse, kommentaaride ja soovituste abil. Nagu ma ütlesin, kui veel 3 tulevad, saab kokku 5, kokku saab neid 8. Võta need üles, võta, las nad paistavad, mašallah, mašallah, mašallah. Eskobar, ära puutu, selle musta mulle väga meeldib, vend.
see must lammas ju ajas Tede eile taga. Ma armusin temasse. Tede kardab teda väga, sõbrad. Tede prelgab teda väga. Hoiab kogu aeg eemale. Maashallah teile koerad, ärge väga tüütage. Muide, mõned on kirjutanud, et oi, kitsedest on kahju, eeslist on kahju ja nii edasi. Sõbrad, siin pole midagi haletsusväärset. Tavaliselt seda, mida te näete, ei juhtu. Kui ma videot filmin, lähevad need loomad elevile. Koerad muutuvad ülemeelikuks ja ajavad taga. Muidu pole nende jaoks midagi erilist. Pealegi, kui nad taga ajavad, ei tee nad loomale viga. Lihtsalt ajavad teda jooksma. Kas ma paneksin nad olukorda, kus nad võiksid loomale haiget teha? Kõik loomad elavad siin nagu paradiisis. Nüüd, kuna me lasime vana Escobari lahti, käituvad nad nii. Aga tavaliselt nad isegi ei tee nii. Oota, paneme selle Escobari uuesti kinni. Esko, ära aja noomi taga! Näe, Maria tormab peale. Oi, Maria tormab peale, ei! Kuule, Escobar, ära ärrita teisi, Esko. Oota korraks, Maria hakkab kellelegi kallale minema. Maria läheb kellelegi kallale. Oi. Pusat läks närvi. Noored, rahunege maa, ärge tehke veel lisatüli. Olge nüüd korralikud. Maria otsib võimalus kellelegi kallale minna, sõbrad. Ole ettevaatlik, Maria. Ära tee seda, tüdruk. Ära tee seda. Pončuk käib ka kogu aeg mu kõrval, nagu turvamees, näed sa. Kuule, Ponguk. See on minu parim sõber. Tõesti, ma armastan seda Pongukit väga. Me oleme nagu parimad sõbrad temaga. Kui ma suudaksin need lambad ära harjutada. Ma ei suuda neid isegi veel sööta sööma panna. Panen sööda söödurisse, nad ei tule. Panin heina, panin põhku. Seda nad söövad. Aga sõbrad, minu juurde nad üldse ei tule. Nad jooksevad minema. Kui ma nüüd üritan neid kinni püüda, siis jooksevad nad jälle kõik laiali. Nad ei ole veel kitsedelagi päris hästi läbi saanud. Muidugi harjumine võtab natuke aega, vend. Ma arvan, et see võtab peaaegu kuu aega. Mitte ainult meie, vaid ka koerte tegur on olemas. Kuna kõik hauguvad, siis nad ka vahel pelgavad. Aga nad harjuvad ära, näed ise, Pončukud, kuidas ma kitsedega harjutasin. Nemadki harjuvad ajapikku, vend. Kui jumal annab, saame temalt ka ilusaid poegi. Nad sünnitavad kaksikuid ja siis loodetavasti laiendame oma karja. Siin muutub see nii koerte, lammaste kui ka kitsede farmiks. Vaata, mashallah, minu lõvidele. Kuulge, ärge jooksutage neid liiga palju. Teete loomad kõhnaks. Tegelikult ei ole nad kõik erinevad, vabandust. 4 neist võtsime ühest kohast. Ühe isase võtsime teisest kohast. Aga kõik harjusid siin omavahel ära, kui nad siia tulid. Nüüd liiguvad nad karjana ringi. Pardid, mida te teete seal, ah? Nüüd, vend, paneme selle Escobari kinni, eks? Escobar ajas loomad väga närvi. Pončuk, ei Pončuk, sina ära tule. Esso on ka täiesti poriseks saanud. Oota korraks, poiss. Oota. Ei, lase mind läbi. Esko, tule siia, poiss. Ma panen Esko kinni, aga Maria ju ei ründa, eks? Ei. Oota korraks, Esko. Oota, poiss. Oota korraks. Ei. Oh, sõberna. Kui sa ühe niimoodi kaasa viid, siis nad hakkavad kaklema. Ajavad mind hulluks. Oota, Maria on juba sees. Ei, Maria, paneme su kinni, tüdruk. Ta otsib lihtsalt võimalust kellelegi kallale minna. Tüli tuleb. Esko, tule läbi. Esko, tule, poiss. Läbi. Hästi. Oota. Tubli, poiss. Oota, Karolin, sina ära tule. Kõik on ilus, seni kuni tüli ei tule. Escobar läks ka porri. Ajas minti poriseks. Pusat vaba, pusat tule, paneme sindki kinni. Pusat tule, pusat vaba. Tule. Kõnnib nagu tõeline lõvi mu poeg. Uhkelt ja väärikalt kõnnib. Oma suled on ta ka puhevile ajanud. Nüüd tahtsin Carlose välja lasta, aga seekord ärgu ta siis Carlosega tülli mingu. Nüüd tule, lähme lammaste juurde, nad on nüüd rahulenud. Kui Escobarid väljaspoolt ründavad, siis lambad paratamatult jooksevad seekord minema. Tavaliselt ma ei laseks neil kunagi... Oota, Noora, ei, Karolin, oota. Ma ei paneks neid kunagi olukorda, kus nad viga saaksid. Ära nii mõtle, vend. Kas ma teeksin midagi sellist? Kas ma olen hull või? Vahepeal nad lihtsalt mängivad. Nüüd peame ka neile nimed panema. Kitsedele panime juba nimed. Selle emase jalas on mingi probleem, sõbrad. See, kes niimoodi teeb, ma arvan, et see on kaalust. Ilm on ka soe, tundub, et see on kaalust. Vaata seda musta, selle nimi võiks olla Dejal. Dejal olgu, seisab väga tugevalt, mashallah. Nende tõug on vist Sakõs merinod. Nad on vist sellised ristandid, sõbrad, aga mulle väga meeldivad, mashallah. Kõigil on väga ilus kehaehitus. Kust iganes vaatad, see suurim kaalub vähemalt 70 kilo, see, kellel on sinine pea. Võib-olla videos tundub väiksem, aga tegelikult on ta väga suur, jäme. 70 kilo on tal kindlasti olemas, vend.
60, 70, 50, 55. Nende kaalud jäävad sinna vahemikku. Toogu nad meie majapidamisse. Õnne! Ärge jätke uutele pereliikmetele mašallah ütlemata. Siin oleme nüüd vaikselt loomaaia sarnaseks muutnud. Tulge siia, mu lõvid, tulge, las ma silitan teid, tulge. Ärge põgenege, tulge. Oo, lendas ära, must lammas lendab minema. Kuule, need on hullemad kui kitsed. Neid peab kartma, ma ütlen teile, nad lendavad minema, mašallah. Karamel, kas tahad välja minna, jah? Tule, ma viin teid välja. Minge sööge rohtu. Tule. Pontsuk, tule, poiss. Pontsuk. Oota, Natasha. Ei, Pontsuk, tule. Nojah, Pontsuk ei taha tulla. Las ta siis jääb sinna. Hektor, baba, kas oled valmis, poiss? Tule, ma viin su välja. Oota, mis selle uksega juhtus? Oota, Paša. Oota, mu ilus poeg, oota! Hektor, baba! Me kutsusime sind isaks. Nüüd oledki päriselt isa, mu lõvi. Vaata, kuidas Noora su juurde tuleb. Noora abikaasa on ju, Hektor, sõbrad. Sellepärast ta kohe tema juurde tulebki. Mu tütar, mašallah sulle. Õhus on selline palavus, et ära pane mu varasemaid jutte tähele. Ma varem ka ütlesin, et palav on. Aga kui homme ka selline ilm on, siis ma kindlasti lähen homme mere äärde, vend. Keda lastest peaksin teie arvates mere äärde viima? Kirjutage kommentaaridesse. Soovitage mulle last, homme viin siis vastavalt sellele lapsed mere äärde. Lähme siis, vend. Teeme korraliku ujumise ja jahutame endeks. Hektor, tule! Muide, kanekorsud on ikka nii targad nagu inimesed. Maria, sa just proovisid rünnata, mu tütar. Kas kuulsid? Ole tark. Oota, vend Carlos. Oota. Tule vaata, kui leebe ta üldse ei ole, eks. Mis toimub? Oota, kas Hektor ründas teda või? Kas ma nägin valesti? Kas ta üritab Hektorile kallale minna? Olgu, poiss, rahune nüüd maha. Oota, tule siia, Hektor. Kas ta ründas Hektorit? Sina mine niimoodi mööda. Ma proovin, kas Hektor teeb lammastele midagi. Oota, teede ära sega Hektorust. Tule siia, Hektor. Tule, mu lõvi. Hektoris on. Olgu pusat vana, rahune maha, ma ei kuule iseennastki. Tule, mu Hektor. Hektor vana on, väga nägus vend. Mašallah. Karoliin, ära aja Hektorit vihaseks. Näed sa, Karoliini, kuidas ta oma Hektorist venda armastab? Oda tõesti, Karoliinist saab väga suur vend. Keho! Muide, hiljuti olid meil jälle finokutsikad, nagu te teate, sõbrad. Ma tõin nad kõik siia. Beebid, mida teevad minu tallekesed? Kõik need oleme õnneks terveks ravinud. Nende tervislik seisund on praegu suurepärane, vend, nad on väga terved. Ära lase end häirida sellest, et ta siin on. Nad käivad pidevalt edasi-tagasi. Beebid, mida teevad minu kallikesed? Ma viisin teid sealt ära, sest te teete kõik segamini, poisid. Ulakad, oota korraks, vaata Hektori ja Karoliini pilke. Kas näed? Mašallah mu Hektorile. Nagu jaaguar on mu poeg. Tule, lähme natuke jalutama, tule. Oleks needki. Kui nad vaid räägiksid, sõbrad. Ma jätaks nad kõik kogu aeg lahti, aga hullud ei saa omavahel läbi. Hektor baba hakkas jälle oma autoriteeti kehtestama, mašallah Hektorile. Ainult Tedest pole kippu ega kõppu, seda märkasin ma. Kui Tede lambalt matsu sai, siis ta enam eriti ligi ei tule. Näed sa, oota, Hektor. Ares, mis juhtus, Ares? Eesli vaenlane! Ares on hulluks läinud. Ta kavatseb sellele kallale minna. Hektor nägi Faisalit. Vaata nüüd! Vennas, vaata seda ilusust, vaata seda hoiakut. Mašallah mu pojale. Ma ei ütle seda sellepärast, et ta on minu koer. Ta on tõesti väga kvaliteetne. Vaata teda. Mašallah mu pojale. Olgu, Ares, rahune maha. Vaata seda hoiakut, seda kehaehitust, kui ta ainult rihma katki ei tõmbaks. Rahulikult, poiss, tule siia, rahune maha. Vaata teda, ta on oma liigi ainus esindaja, ainulaadne. Vaata seda hoiakut, alla. Tema väärikus on imetlusväärne. Rahulikult, poiss, rahulikult. Kas sa näed, kui hästi teda hooldatakse? Mašallah, nagu hästi toidetud vasikas. Tule, rahulikult, poiss. Jälle see kelm kiindus Feisalisse. Tule, Hektor. Hästi, ära mine sinna poole. Liiga kaugele. Ilm on palav.
tegelikult ma tavaliselt ei vii teda sellise kuumaga välja. Kas varahommikul või õhtul, sõbrad? Eriti just sellise palavusega. Need on suured loomad ja kui päike pähe hakkab, võib ta saada päikesepiste või südamerabanduse, kui end liialt väsitab. Seetõttu ma ei lase neil end liialt väsitada, vend. Kui ilm on jahe, siis on hea, aga selline ilm ei mõju üldse hästi. Võib-olla viin homme Hektori mere äärde, sest Hektor, papa armastab merd, nagu sa tead, vend. Tule! Tule, isa teeb teile ühe peo. Mis sa arvad, Hektor? Kas siin kuskil on kett? Ma panen Hektori siia kuskile kinni ka. Oota nüüd, Hektor. Isa teeb teile kohe ühe üllatuse, oota. Oota, poiss. Isa teeb kohe oma üllatuse ära. Sina ei tohi seda katki teha, aga ainult ühel tingimusel. Oota korraks. Näe, ta nägi Faisali. Kui ta Faisali ei näeks, poleks probleemi, aga oota, hoiame seda siit. Las see jääb natuke lühemaks. Nüüd, ma eile ütlesin neile, et meil oli püha. Eile ostsime kana, sõbrad. Ma teen lastele erilise pidusöögivideo. Umbes 500 kilo. Seda püha saavad meie lapsed täiel rinnal nautida. Täiel rinnal. Tyson! Argentiina, oma laps. Mashallah sulle. Suidsuse eest annaks end ohvriks. Peatu! Nüüd tõin ma siia 4 kilo. 4 kilo. Meil on liblikas. Teeme lastele ühe peo, et nad saaksid liha süüa. Vaata selle ilu. Vaata seda. Vaata seda liblikat. Kas näed liha? Selle paned grillile. Saad karbonaadi. Issand jumal. Vanaisa, pane aga peale, Karoliin. Karoliin on mul käes. Pane peale. Tütreke, hea tisu. Noora, võta. Asie, võta. Ma räägin Asiele. Natasha. Asie, võta. Asie, võta Asie. Söö see kohe seal ära. Ära lase kellelgi ära võtta. Hektor, baba Hektor, tuleb. Oota korraks. Hektor, võta poiss. Pane peale. Vanaisa, ära mine sinna. Nad hakkavad nüüd vanaisaga tülitsema, sellepärast ma ei lähe vanaisale väga lähedale. Näed, Hektoril on nii palav, et tal pole jõudu süüa, vend. Vanaisa, võta see siit ära. Hektor, vii ära, poiss. Ei, ta ei söö kuumuse pärast, vend. Kui suvi tuleb, siis te näete ise, kui suur vahe on kutsikatel. Nad lähevad natuke kõhnemaks. Suvel koerad kõhnuvad. Talvel võtavad kaalus juurde. Karolin, võta. Vanaisa tasa, sa ei tohi mu kätt ka võtta, poiss. Ta arvas vist, et mu käsi on ka midagi. Liblikas. Võta asi ära, lase vanaisal ära võtta. Kes on, kes ei söö? Vanaisa, võta, vanaisa, mitmendat sa juba sööd? Anname Sky isale. Sky! Võta poeg, võta ka teine. Tsõtr, kuidas sa ära põgenesid? Ema tsõtr oli kinni, aga näed, tsõtr on põgenenud. Tsõtr, tule siia, võta tsõtr. Tsõtr oli sünnituspalatis kinni, aga on põgenenud, sõbrad. Tsõtr, tule, võta tütreke. Vaata, tsõtr just tuli välja, ta tahab ringi jalutada. Las jalutab. Vanaisa, võta, Hektor baba. Hektor pole veel oma ees olevat kera söönud. Võta. Ma tahan, et ka minu lapsed saaksid pidupäeva täiel rinnal nautida. Printsessi, tule, võta printsessi, vii see ära. Tütreke, ära lase kellelgi seda võtta. Ares on vihast oma vee ümber ajanud. Oota, Teede aitab nüüd, kui ahne poiss sa oled. Kui ahne sa oled. Kaplan, tule Kaplan. Võta Kaplan. Tyson baba. Oh, Tyson, sinu väärikusest piisab. Tyson baba, võta poeg, haara kinni sellest. Tyson baba nuusutab esimesena, ta on ka natuke õrn. Oh, printsess, ära sina liiga lähedale, mine Tsõtõrile. Tsõtõr, tule, Tsõtõr, võta, tüdruk, vii ära. Tede, sa ei anna kellelegi, kui ahne poiss sa oled. Tsõtõr, vii ära. Tubli tüdruk, hea tisu. Tyson baba sööb veel. Võta, Tede, printsess, võta see. Tüdruk, kiiresti, ära lase kellelegi ära võtta. Tyson, võta see kinni jõust. Hektor baba, kas sa sõid ära? Olgu, need 2 on seal. Viskame need ka ära. Oota, Toni, oota, ma toon sulle, oota. Olgu, annan need ka Mardalale ja Sindile. Malle. Sindi, võta, tüdruk. Toni, kas sa nõhkusid selle koha ära? Ja nüüd põgened seal tulakas. Võta, vii, olgu sulle. Tüdruk, võta. Meduusa, tule. Meduusa lõhub ikka veel rehve. Meduusa, võta. Võta tüdruk veel kõigile. Täna õhtul anname kõigile kõud täis, vend. Võta Sky.
Hea tisu, mu poiss, võta teda. Kuule, Hektor, miks sa ei söönud? Ulakas, Hektor, oota, anname ka Karabašide. Karabaš, tule. Muide, Karabaš on tänu Jumalale väga hästi kohanenud, sõbrad. Karabaš, tule, poiss, tule! Ta seisab kogu aeg minu juures seal. Vaata arest haaras õust, hull. Tal on head refleksid aresil tõesti. Pole ime, et neid kutsutakse bokseriteks. Võta ares, paba. Karabaš, tule. Tänu Jumalale, ta harjus ära, olen väga õnnelik, et Karabaši võtsin, sõbrad. Tal polnud teistega probleeme. Sellepärast olen ma tõesti väga õnnelik. Tule, Karabaš, tule, mu poeg. Võta ja vii. Olgu sulle kasuks, mu poeg. Karabaš, võta. Oota tede. Karabaš, miks sa seda ei söönud? Vaata, ma ütlesin kohe alguses, et ta kindlasti hakkab tülitsema, ei saa kellegagi läbi ja nii edasi. Aga teate, ta on nii leebe laps, sõbrad. Ei tee häält, ei tülitse, ei tee lärmi, tõesti. Karabaš on tõeline mees, mašallah. Vaata mu poega, kui tark ta on. Ei aja kellegagi asju, ei tülitse, ei lärma. Hea, et me ta võtsime. Ma siis juba olin selle peale mõelnud, olin kavatsenud, aga saatus oli selline, et see juhtus nüüd. Kui me oleksime ta sinna jätnud, oleksid nad poisi varjupaika viinud. Ma ei suutnud seda teha, vend. Mis ma oleksin pidanud tegema? Me oleme ka inimesed, südametunnistus ei luba seda. Ta on väga ilus laps, kõik nad on omamoodi ilusad. Minu ja Karabaši vahel oli erilisem side. Ta oli väga truu, kui ta mind nägi, siis Karabaš lihtsalt hullus rõõmust. Hektor, sa pole veel söönud, eks? Hektor, kas Hektor ründab Natašat? Ma ei saanud aru, nagu ta ei armastaks teda. Tule, mu poiss, tule mu suur beebi, mašallah sulle, mašallah mu lõvile. Hektor on nagu laps, lapse hingega. Ma lihtsalt imestan, kuidas Tšütter sealt ära põgenes. Tõenäoliselt murdis ta sünnitustoas ukse lahti. Peaasi, et ta kellegagi kaklema ei läheks. Bonjuk, las ma tutvustan sind Hektoriga, tule! Oota, vaatame, kas ta ütleb talle midagi. Kuule, Asie, ära puutu teda! Asie, kes igasugu jama teeb. Vaata Apollot, vaata teda. Apollo on jälle end sisse seadnud. Tule, Hektor, miks see Apollo sind ei armasta, poiss? Ta hakkab kohe kallale minema. Tule parem, ärge üldse tülitsege, tule! Tule, ära pane tähele, poiss. Ära pane tähele. Te olete sama aia lapsed, tule. Kuule, poiss, rahulikult. Ära Tede ära sekku. Vaata, Tede kaitseb Hektorit. Tede on tõeline lõvi ja siis te veel pahandate Tede peale. Siia oleme kõik asjad pannud, aga seekord tõime ka lambaid, nii et uus silt, üks lammas on puudu, selle panen ka. Nüüd hakkab see vaikselt loomaaia moodi minema, kuule me tahtsimegi nii, meile meeldib see. Loodetavasti läheb väikekarja pidamine ka meie jaoks hästi. Kui Jumal annab, saame ilusti järglasi ja suurendame oma karja. Tule, Hektor, hästi, Esko! Mine edasi, poiss, oota. Tubli ilus poiss oled, mašallah sulle. Ma ei vii sind kaua välja, aga palav on. Isegi süüa ei tahtnud, nägite ise. Täna mõtlesin teile näidata meie uusi lambaid, sõbrad. Nagu ma ütlesin, ootan teie soovitusi lammaste pidamise kohta, millele tähelepanu pöörata, mida teha, kuidas teha. Kõik teie mõtted on kommentaarides oodatud. Palun ärge hoidke oma nõuandeid ja toetust tagasi. Olge tublid, armastan teid väga. Ärge unustage videot meeldivaks märkida ja kanalit tellida. Hoolitsege enda eest hästi, olge terved, jääge hästi, sõbrad.